Tere, Kadrina valla rahvas! Kas olete otseülekandeks valmis? Meie oleme küll. Kingad on viksitud, juuksed on kammitud. Ja mis kõige olulisem, rahvamajas on löödud kaamerasilmad läikima ja tehnikapark on millimeetri pealt paigas. Ikka selleks, et teie, kallis Kadrina valla rahvas, ei jääks ilma pidustustest ja me saaksime tähistada täna Vabariigi 104. aastapäeva üheskoos. Just. Tähistada väärikat sünnipäeva. Kuid täname ka tublisid ja anname välja Kadrina valla 2021. aasta tegijad ning elutööpreemia tunnustused. Ja mainimata ei saa muidugi jätta, et esinemas saab näha Lenna akustilist triot. Nii et on mida oodata, aga hakkame pihta ja tõuseme püsti, sest Kadrina valla segakoori poolt tuleb esitlusele riigihümn. Tere tulemast veel kord meie kaunile kontsertile sellel ilusal päeval. Avasõnaks annan ma sõna Kadrina vallavolikogu esimehele Madis Viisele. Austatud daamid ja härrad, täna on Eesti Vabariigi 104. sünnipäev ja sünnipäeval me ikka mõtleme sünnipäevalapsest. Kui mina mõtlen Eestile, siis esimesena kujutan ma Kadrina kanti. Siin on minu pere, minu lapsed, minu särasilmsed lapselapsed. Siin on minu vanemad, siin on minu sõbrad. Meil on 11 lugupidavad, ettevõtlikud, aktiivsed, loovad ja töökad inimesed. Siin ollakse uhked oma kodukandi üle. Meie inimesed teevad palju kogukonna heaks vabatahtlikult, et meie elu oleks huvitavam ja turvalisem. Siin hinnatakse Eesti emakeelt ja meie rikast kultuuri. Meil on kaunid Kadrina rahvarõivad. Meie inimesed panustavad ise kultuuri arendamisesse ja on huvitatud sellest, mida kultuur pakub. Samuti meil ollakse sportlikud ja liikumist armastavad. Väga oluliseks peetakse kaasaegset haridust. Meie koolikeskkond on sõbralik ja üksteist arvestav.
Minu kodukandis on imeline loodus. Meil on mäed, orud, kaunid metsad, järved ja avarad põllud. Siin on 4 aastaaega, on kuumad suved ja lumerohked talved. Minu kodukant on maailma parim koht elamiseks. Head inimesed, selline on minu Eesti. Täna on päev igaühele meist mõtlemiseks, milline on tema Eesti. Loodan, et leiate, et meie Eesti on ilusaim ja parim koht, kus elada. Head vabariigi aastapäeva! Järgmiseks on meid tervitama tulnud kapten Rene Rebane 1. jalaväebrigaadi staabist. Palun. Ma tänan selle võimaluse eest kõneleda sellisel tähtsal päeval teie ees, nagu seda on täna, Eesti Vabariigi sünnipäev. Kuigi ma olen sündinud ja kasvanud Tapal, siis minu isapoolsed juured on pärit just siit, Kadrina vallast. Nii on suur osa minu lapsepõlvest möödunud selles vallas, Kadrinas vanaema juures. Kindlasti vanem generatsioon mäletab selliseid nimesid nagu Nuumabaasi Mihkel, Maadle Tibu ja loomulikult legendaarne EPT juhataja Enno Põllu. Need on vaid mõned nimed, mis on mind saatnud läbi ajal. Ka minu esimesed lapsepõlve teadmised Eestist ja vabadussõjast on pärit just siit Kadrinast. Kui väikse poisina vaatasin vabadussambas neid hukkunute meeste nimesid ja isa jutustas mulle enne sellest, kuidas vabadussõjas Eesti mehed võitlesid oma vabaduse eest, siis see on ka üks põhjus, miks ma täna olen siin kaitseväelane. Kui ma võrdlen oma esimest teenistust aastaid Tapal tänase päevaga siin, siis pean ütlema seda, et see areng on olnud meeletu. See, milliseks on muutunud Tapa linnak läbi ajaloo, on muljetavaldav. Aga riik ei püsi ainult sõjaväelastel ja liitlastel, riik püsib rahval. Riik on rahvas ja me ei saa ka püsida ilma ühtsustundeta. Olenet meie vanusest või elukutsest, anname me kõik oma panuse selleks, et meie väikses Eesti riigis oleks kõigil hea elada. Me kõik annan panu selleks, et meie kodu, kultuur, keel ja otsustusõigus oleks kaitstud. Meie vaenlane, kes ta ka ei ole, peab mõistma seda, et kogu meie rahvas osaleb riigikaitses ja see on täna kõige suurem heidutus, mis üldse saab olla. Elagu Eesti Vabariik! Ja nüüd väike videolülitus majast välja. Rahvakultuuri edendamine, aktiivne panustaja eriilmelistes ettevõtmistes, maaelu ja inimeste väärtustamine meedia vahendusel. Tema tegemisi kirjeldavat nimekirja võiks loendama jäädagi, kuid refereerides Lääne-Viru omavalitsuste liitu, siis tema loomingulised algatused ja tähelepanu pööramised on toonud au ja tunnustust nii maakonnale kui ka meie oma inimestele. Tema tegevus on kasvatanud Lääne-Viru maakonna identiteeti ja hoidnud meie piirkonda pildil. Rein, kui sa suunad pilgu tulevikku, siis sinu soovi järgi, mis võiks olla järgmine suur asi, mis üldsuse pilgud meie maakonna poole pööraks? Tegelikult oleks mul pakkuda välja isegi 3 asja, aga ma ütlen ära see, mis on juba olnud, siis me teame, kuhu edasi minna. Ja olnud on emakeele ausammas, Viru Säru, Viru Regi, Viru Vägevad, Viru Vanne, tasuta raamatute laat, kõik sellised toredad asjad. Ja mis siis edasi? Edasi üks on loomulikult Kadrina kultuuritänav. Ma kujutan ette, kuidas Kadrina kultuuritänaval siin ees on meie lugupeetud kirikuõpetajad, siis kuskil on Amanda Pedriks, lõpuks me jõuame Otto Ameris kultuurini. See on asi, mis paneb inimesed siia tulema, siin olema, seda vaatama. Teine asi siin samas kõrval, koolimaja.
siis kui sel taustal, et Eestis ehitatakse praegu valmis ainult suuri linnakoole, et meie Kadrinas suudame oma kogukonna kooli teha uueks väga ägeda arhitektuuriga asutuseks. See on number 2. Ja number 3 ka see, et taustal, mil mõnedes valdades pannakse avalikke saunasid kinni, siis meie Kadrinas oleme oma avalikku sauna olnud 65 aastat elusana ja 28. augustikuu päeval algab Kadrina sauna juubel sellega, et esineb ooperilaulja. Aga miks? Seda te saate siis, kui te kohale tulete, sest ma usun, et see kõik kõnetab mitte ainult meid, vaid kogu Eestit. Kuldse vapimärgi kavaler Rein Sikk. Õnnitlusi palume üle andma Kairit Pihlaku. Nagu igal aastal tunnustatakse vabariigi aastapäeval tublisid Kadrina inimesi, sealhulgas noori, kes on teinud head teadustööd. Ja selleks antakse täna üle Kadrina valla haridusstipendiumid ja need annab üle hariduskomisjoni esimees proua Liina Surgivi. Palume siia ka valevanema Kairit Pihlaku. Tervist! Mul on väga hea meel, et mul on võimalus seda juba mitmendas koosseisus panna paika, kes saavad haridusstipendiumid ja alati mul on hea meel, et tegelikult me kedagi välja ei jäta, sest meie vallas on ainult tublid ja andekad noored. Nii et alustame. Luise Greten Nirgi. Luise Greten sai teema valikul inspiratsiooni sellest, et elab hoones, mis 1904. aastal on ehitatud Undla algkooliks. Ta annab töös hea ajaloolise ülevaate nii Sootaguse elumajast kui ka talukoha ajaloost. Uurimustöö osales ajalooalaste uurimustööde võistlusel, kus sai gümnaasiumi astmest 2. koha. Marko Rauman, dokumentaalfilm Suvi 1991. Dokumentaalfilm Suvi 1991 eesmärgiks on vabariigi jaoks olulise perioodi visualiseerimine ning tutvustamine nooremale põlvkonnale. Filmis on intervjueeritud nii riiklikul kui kohalikul tasandil tuntuid inimesi. Marko töö sai raamatupreemia ajalooalaste uurimustööde võistlusel. Laura Pruul. Laura keskendus oma uurimustöös, millisel määral kajastavad õpilased kooli ajalehtedes ühiskonnas toimuvaid muutusi ja ta uuris siis perioode 1991 kuni 1921 ja 1996 kuni 2002. Samuti andis töö hea ülevaate koolis toimuvast nendel perioodidel. Laura uurimustöö osales ajalooalaste uurimustööde võistlusel, milles pälvis raamatupreemia. Lisaks märgati tema tööd maakondlikul kodu-uurimustööde konkursil ning ta pälvis Virumaa teataja tunnustuse. Laurat küll siin ei ole, aga nüüd 3 eelneva juhendaja oli Evelin Tiiter. Nii, Hanna-Eliise Liivak ja juhendaja Anneli Raud. Hanna-Eliise uuris, millistest veebiallikatest otsivad gümnaasiumiõpilased informatsiooni tõlkimiseks. Töö annab ka hea ülevaate õpilaste tugevustest inglise keele tõlkimise osas. Hanna-Eliise saavutas oma tööga piirkondlikul emakeele olümpiaadil 2. koha ja vabariiklikul 4. koha. Juhendaja Anneli Ka, palun.
Henrik Aksel Annula. Henrik Aksel uuris ja kaardistas erinevaid rahvusvahelisi projekte Kadrina keskkoolis, täpsemalt siis Comenius ja Erasmus plussi projekte, mis olid eelmisel kümnendil lahutamatuks koolielu osaks, andes nii neis osalenud õpilastele kui koolielule lisaväärtust. Töös saab põhjalikult tutvuda enam levinud rahvusvaheliste projektide olemusega ning mõjust neis osalenud inimestele ja kogukonnale. Ja Henrik Aksli juhendaja oli Merike Sikk. Martin Stadnik ja juhendaja Jaan Rummi. Martin kaardistas oma töös Kadrina keskkooli noorte kehalist aktiivsust, treenimise sisu ja eesmärke ning asukohta. Töös selgusid ka populaarsed spordialad, mis aitab tulevikus kohalikul omavalitsusel paremini arendada ja investeerida erinevatesse spordivaldkondadesse. Ilusat vabariigi aastapäeva minu poolt. Aitäh, Liina! Tundub, et Kadrina rahval on väga palju huvitavat materjali, mida hakata omandama. Aga ma palun, et vallavanem jääks veel meiega, sest et jõuame järjekordse väga tähtsa nominatsioonideni ja selleks on Kadrina valla aasta tegijate nominendid. Ja ma püüan neid teile siit ette kanda. 2020. aasta jaanuaris alguse saanud 11-liikmeline initsiatiivgrupp ja enam kui 50 tegusa kadrinlase häält kandnud hariduskogu ring analüüsisid Kadrina haridusmaastikul toimuvat. Kogutud ideede tulemusel uuenesid kooli õppekavad ja kommunikatsioonikorraldus. Hariduskogu töö tulemusena toimus 2021. aasta suvel arhitektuurikonkurss Kadrina keskkooli arendamiseks. Haridusministeeriumi hinnanguil on tegemist kogu Eesti ajalugu loova ja eeskujuks oleva ühiskondliku organisatsiooni ning liikumisega, mis suutis saavutada suure ja olulise konsensusliku otsuse kooli tulevase arengu osas. Kadrina hariduskogu. Hariduskogu juht Juhan Viise ei saa täna kahjuks siin olla, aga ma loodan, et ta vaatab meid kuskilt ja suur tänu tehtud töö eest. Läsna teater tõi 2021. aastal Loobumõisa aidas lavale August Kitsbergi näidendi Libahunt, millega tähistati teatri 20-aastaseks saamist. Lavastuses tegi kaasa peaaegu terve trupp. Kaasatud oli Läsna Loobu külakoor, kelle kanda oli muusikaline kujundus. Laval oli üle 20 inimese ja 3 etenduse peale oli publikut enam kui 500. Hea näitlejatööga läbimõeldud ja haaravas lavastuses oli koos unikaalne seltskond. Näitlejatena tegid etteaste Kadrina valla vallavalitsuse liikmed, Vohnia lasteaed algkooli direktor, vallateabe toimetaja, kvaliteedijuht ja rida teisi oma ala professionaale. Kadrina valla aastategija nominent Läsna teater.
Tänaseks on ta töötanud 37 aastat Kadrina keskkoolis kehalise kasvatuse õpetajana. Sama kaua treeninud ka kohalikke võrkpallilapsi. Asendades räsival Covidi ajal Ellen Arost, tüüris ta Rakvere spordikooli tüdrukud U16 ja U18 Eesti noorte 2021. aasta võrkpalli karikavõitjateks. Tema õpilane kadrinlane Inger Rummo valiti parimaks mängijaks tütarlaste U16 vanuseklassis. Tema 3 õpilast mängivad BMF võrkpalliklubi Rakvere meeskonnas kõrgetele kohtadele. Üle 20 tema õpilase on tulnud Rakvere eest mängides Eesti meistrivõistlustel medalile. Ta on karjääri jooksul kuulunud ka Tallinna Kalevi meeskonda, tulnud 4-kordseks Eesti karikavõitjaks. Eesti meistrivõistlustel on saanud 3 kulda, 2 hõbedat ja 1 pronksi. Härra Jaan Rummi. Järgmise nominendi tutvustamiseks paluksin ma siia oma tänase kaaslase Kristi Viita. Noorsootöö edendaja Helene Kristiine Viita. Helene asumisega Kadrina kultuurikoja noorsootöö spetsialisti kohale on noortekeskuse külastajate arv tõusnud. Ta on proovinud noortekeskusesse tuua rohkem tegevusi ja põnevaid väljasõite. Taastatud on mobiilse noorsootöötaja ametikoht. Noortevolikogu töö, mille esimene samm oli noorte poolt korraldatud inspiratsioonipäev sõbraks iseendaga. Jaanuaris liitus noortekeskus Eesti avatud noortekeskuste ühendusega, mis annab võimaluse saada tuge ala parimatelt, teha koostööd ja osaleda erinevatel rahvusvahelistel koolitustel. Ja nüüd veel kord üks väike videolülitus. Möödunud aasta oli Kadrina maadlusklubile edukas. Kokku toodi Eesti meistrivõistlustelt 15 medalit, millest 3 olid kuldsed. Maadlusklubi osales edukalt pea igal Eestis toimunud võistlusel. Üks klubi maadleja käis isegi Euroopa meistrivõistlustel ning mitmed maadlejad on Eesti koondises. Peale kodusaalis treenimise viidi laagreid läbi Saaremaal, Ungaris, Kreekas ja Rumeenias. Klubi osales ka välismaistel võistlustel Bulgaarias, Rumeenias, Ukrainas, Leedus ja Rootsis. Maadlusklubi eestvedajateks on treenerid isa ja poeg Valeri ja Marger Bormann. Siin on veel tuskat, palun. Teie treeningbaas Kadrina spordikeskuses sai hiljuti Eesti Olümpiakomitee tunnustuse. On ehk võimalik, et me räägime tulevase olümpiamedalisti treeneriga? Mul on raske öelda, selle suunas me teeme küll tööd, et sinna jõuda. Et loodame, et noortes keegi ikkagi sinna jõuab ja meil on olnud üks õpilane, kes on juunioride maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel päris ligidale maadelnud. Aga kahjuks, et nüüd need koroonaperiood tuli tal siis lõpetada ära see maadlemine, kuna ka oli väike protest, ei tahtnud teha neid vaktsiine, nii nagu üle Eesti on neid inimesi. Aga siin on noored on tublid, nii Elari kui ka Aron on mõlemad liidrid oma kehakaalus Eestis, et loodame, et ka neist on. Et Elar käis esimest korda ka juba tiitlivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel, käis proovimas, kuidas seal see tase on, treenib edasi. Nüüd me teame, kui palju peab edasi tööd tegema, et Elar jõuab sellele tasemele. Et suvel on võistlused, eks siis näeb. Ja, et üldiselt poisid on tublid, treenivad hästi ja on hästi kuulekad.
Kadrina on üldse mulle selles suhtes meeldib, et see on nagu väikene spordikeskus, siin on palju spordialasid ja treenereid. Tundub, et kõigil meeldib siin treenida lapsi. Nii väga hea, tubli. Ja seal oleks võinud teha veel tõste peale, et teed selle võtta ära, teed tõste peale, väga hea. Kadrina valla aasta tegija 2021, mittetulundusühing Kaaro SK. Enne järgmise preemia andmist väike videolülitus. Ta on juhtinud Kadrina rahvamaja üle 40 aasta, olnud mitmele põlvkonnale nii kultuurivahendajaks kui isetegevuse innustajaks ja tingimuste loojaks. Ta on võtnud osa peaaegu et kõikide rahvamaja ringide tööst ja ka täna külastab ta aktiivselt Kadrinas toimuvaid kultuurisündmusi, olles ise eeskujulik kultuuritarbija. Kadrina valla elutööpreemia Ene Kaldamaa. Alustasime Enega 7-aastastena koos esimeses klassis. Kõik 11 kooliaastat ja kõik järgnevad aastakümned ikka Kadrinas. Ene oli kooli ajal väike, näpsuke ja tagasihoidlik ja selliseks jäi ta ka kõikidel aastakümnetel rahvamajas. Ometi kandsid need tagasihoidlikud õlad sellist vastutust ja sellist tegevuste taaka, mida tagantjärele vaadates alles hoomame, kui suur ja võimas see oli. Kadrina rahvamaja ei olnud kunagi kinni, hommikul vara ja õhtul hilja oli see avatud. Siit kostis muusika, pillimäng, siit kostis laul ja tantsu sammud põrandal, ka näitemängu tehti. Ene tagasihoidlikkus ja tasakaalukus, millest tal endal ka aimugi ei olnud ilmselt, et ta selline on, lihtsalt lasksid sellel edul siin majas toimida ja areneda ja lõpuks
tuli loomulikult teatepulk edasi anda nooremale põlvkonnale. Aga sellest pole midagi. Ene käib ikka majas edasi. Ja jõudu ja jaksu talle selleks, sest Ene on igal pool oodatud. Südames ja mõttes tahaks tunnustada ja tänada veel väga paljusid. Igaühe hea tegu algab kodust, kogukonnast, kodukandist. Iga päev oma väikseid tegusid tehes me koos loomegi oma Eesti riiki. Aitäh kõigile kõige eest. Head vabariigi aastapäeva! Ja sellega on meie kontsertaktuse osa läbi ja saame hakata nautima järgnevat kontserti Lenna akustilise trio poolt. Kuid enne seda mina sooviksin tänada kindlasti oma tänast kaaslast Kristit ja ma usun, et suure aplausi on ära teeninud ka meie kultuurikoja juht Ahto Lembit-Lehtmets. Aga nüüd fantastiline Lenna akustiline trio. Hästi kõvasti veel, siis äkki Lenna tuleb välja ka. Võib minna sinna taha. Ma ütlen.
Tere päevast kõigile! Palju õnne, armas Eestimaa, kõik Kadrina valla elanikud, kes täna siin saalis on ja ka need, kes jälgivad meid video vahendusel. Hea meel on täna siin kandis üles astuda ja selle erilise päeva puhul natuke teile laulda. Kuigi täna on üsna ärevad sündmused maailmas, siis ma loodan, et me siiski suudame ka südames rõõmustada ja on põhjust rõõmustada ka. Esimene lugu, mis me täna esitame, kannab nime Kuule. Õnnest liiga palju ma ei tea, kuid lugend olen tunde. Kui täna tulema ta peaks, siis ootan oma õue. Kui ole mu juures, seista võin tuules, vabana. Kui lendame kuule, me teisi kuule, möödumas, need tähed taevas. Üks ainus pilk kõik muuta võib lennutada kuule. Üks ainus imeline hetk, mis sõnad jätab suule. Kui ole mu juures, seista võin tuules, vabana. Kui lendame kuule, me teisi kuule, möödumas, need tähed taevas. Seista võin tuules, vabana. Kui lendame kuule, me teisi kuule, möödumas, me tähed taevas. Kui ole mu juures, seista võin tuules, vabana. Kui lendame kuule, teisi kuule, möödumas, need tähed taevas. Aitüma! Järgmine lugu räägib luuramisest, jälgimisest, vaatamisest väikese huumoriprisma läbi ja selle teksti on kirjutanud Jarek Kasar, Kotka silm. Ma elan väga kõrgel aknas, piirab pilmu maja. Ma vaatan Kotska silmil ringi veetes nii pea kogu aja. Kes mida kusagil teeb, kes miks kus käib ja kes on kellega koos. Ei saladuseks jää miski mu ees, oleksin hiilgav spioon. Ma ärkan vara valges, sest mul on nii palju näha.
Binokkel püstolina palges ja peo peal pea kogu täna. Kes mida kusagil teeb, kes miks kus käib ja kes on kellega koos. Ei saladuseks jää miski mu ees, oleksin hiilgav spioon. Iga päev, kui kohtume maja ees, muudab suunda tuul mes osinas sees. Pool jääb rääkimata, sest hinge jääb vaev. Nii pomisengi kogu aeg. Kes mida kusagil teeb, kes miks kus käib ja kes on kellega koos. Ei saladuseks jää miski mu ees, oleksin hiilgav spioon. Madis Muul, daamid ja härrad. Järgmine lugu on Rapuntsel. See on mõeldud kõikidele pisematele ja ka tegelikult suurematele printsessidele, kes siis täna praegu meid kuulavad. Kas 1000 korda veel sa oled oodanud kaua, su kannus jahtub tee ja maasikad on laual. Sest prints peab täpne olema veel mõni hetk ja muinas jutt võib alata. Rapuntsel päästab valla juuse, kallim pääseks üles. Rapuntsel ootab armastust, ta tuleb roosits üles. Üles, üles, üles. Ja nõnda peegli ees sa nukrant värvid huuli. Just nagu keeraks sees, et elus ei juhtu nii, et langeb pilk kuu kaob ja kaugel kaigub kell. Siin keegi eesse kannab valge hobuse, Rapuntsel päästab valla juuse, kallim pääseks üles. Rapuntsel ootab armastus, ta tuleb roosits üles.
päästab valla juuse kallim pääseks üles. Raputse ootab armastus, ta tuleb roosis üles. Raputsel päästab valla juus või muidu jäki üles. Raputsel ootab armastus. Järgmiseks on meil suur hea meel rääkida ja laulda sellest, õigemini laulda sellest, mis sisuliselt on siis see, kuidas vahel meile kõigile tundub, et justkui maailm keerleb meie ümber. Meie mured on need kõige suuremad mured, mis vajavad tähelepanu, aga tegelikult maailm keerleb meie ümber. Hilja märkad, et on tilgastanud koor ja horoskoop ei tõota head. Siin lagi pähe tabada või meteoor ja armu asjades ei vea. On moor sinu meel. Päike tuskade maailmi kelle sinu ümber. Tasamme oma soodussead. Maailmi kelle sinu ümber. Ta endaga siin kaasa peab. On keegi kuskil jälle võitnud loterii. No kus on õigus, kus on kord? On mujal hea, kuid ometi sa oled siin, kus kõik nii mõttetu ja mord. On mord sinu meel. Päike tuskade maailmi kelle sinu ümber. Tasamme oma soodussead. Maailmi kelle sinu ümber. Ta endaga siin kaasa peab. Maailmi kelle sinu ümber. Ta ise oma käike teab. Maailmi kelle sinu ümber. Ta endaga siin kaasa peab. Ta endaga siin kaasa peab. Suur tänu. Järgmine lugu räägib sellest, kuidas iga lõpp, iga sulgunud uks avab uue akna 3 korda. Kolm korda hüüdsin su nime, 4. ei tule.
me eile veel siin koos ootasime. Täna kustutasin tuled. Ma teadsin, pole põhjust loota, enam ma ei oota. Sest 3 korda hüüdsin nime. 3 korda hüüdsin su nime. 3 korda hüüdsin su nime. Me päikse tõusust tantsisime, nagu homset ei oleks. Kartsin, et kõik kaob, kui silmad sule ja see uni tagasi ei tule. Ma teadsin, pole põhjus loota, enam ma ei oota. Sest 3 korda hüüdsin nime. 3 korda hüüdsin su 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 nime. Täna teeselda või, et oled siin. Aga hommik mind kaugele on viinud. 3 korda hüüdsin su nime. 3 korda hüüdsin su nime. Uuduse hajume viivad siit lahkude. Uuduse peidame kõik, mis meid ootas ees. Uuduse hajume viivad siit lahkude. Uuduse peidame kõik, mis meid ootas ees. Mul tundub, et alati on hea, kui oskad naerda iseenda üle ja kui on hea huumorisoon. Ma ei tea, ma olen selline keskmise huumorisoonega, vist meid ju poisid teavad paremini seda kommenteerida, aga järgmine lugu on küll, ma arvan, selline, mida peaks võtma huumoriga ja räägib kogu tõe Jüri Jõest, mille on kirja pannud jällegi väga hea Eesti sõnasepp ja muusik Jarek Kasar. Ma olin ainuke naine, kes jäi õue sel ööl. Ma seisin üksi, kui paistel polnud relva mu vööl. On taamal kukkumas käed ja taamal lendavad pead. Me tublide meeste väärid maha lebamas seal. Nad tulid põõsastest välja, silmis purskamas leek. Suur imestus oli leida ainult naist enda ees. Seisin seal, nende ees, Jüri Jõe.
küll kartsin palju, kuid hirmu välja ei näidanud ma. Üks vaelane sai mu kalli, teistel paitasin pea. Siis söötsin kõhud need täis, kõik uinusid koidu ei teadnud seda, et on ka ruubutk toidu sees. Hei! Nad tulid põõsastest välja, silmis purskamas leeks. Suur imestus oli leida ainult naist enda ees. Seisin seal nende ees, Jüri ees. Põõsastest välja, silmis purskamas leeks. Suur imestus oli leida ainult naist enda ees. Seal seisid surmade kindral, kämustata patöös ja väike tüdruk sel hirmsal verisel Jüri öö. Jüri öö, Jüri öö. Ma olin ainuke naine, kes jäi õuesele. Kuigi tee oli üsna libe kohati täna kaugelt Setomaalt startides hommikul kell 9, olen ma siiski rõõmus, et ma sain siia Kadrinasse tulla, teid näha, teile laulda ja järgmine lugu räägibki minu kodupaigast Setomaast, suvehommik Setomaal. Unistades suvest kullasest suulen silman ma. Kõlab õuele pikute laul, mis nii uinuta. Kuulen, kuidas üdada igatsusest öösega. Sinu kõrval ma tahan kõndida üle lilli täis heinamaa ja su silmi neid tahan vaadata mesilindude suminas. Põrandale maha lebama jäävad raamatud. Naamid sinna jäävad ootama, kuni tantsitud. Kaste heinas seisan siin. Soovin, et mind kaasa viid.
jälle peatuda. Ilu siin meie ümber peidab end, vaid üles leiada. Sinu kõrval ma tahan kõndida üle lilli täis heinamaa ja su silmi neid tahan vaadata esilindude suminas ja koos päiksega tahan ärgata sulle avada värava ja kui langeb neid öisi tuhandeid, näib see kõik kui kaunis unistus. Penterva. Aitüma tänase päevase kontserdi, pidupäeva kontserdi ja aktuse me lõpetame oma poolt looga, mis võiks saatma jääda teid koduteel ka. Suur aitäh! Hääled vaikusesse sumbunud, veri huultes külmast tardunud. Kauaks lagled läinud rändama, kaugele nad lendavad. 1000 tähte alla langevad. Su silmadesse kukkuva. Mina jään veel ootama su jälgi lumel. Mina jään veel seisma siia tormituulde, sosistama sinu nime, lendama suunes salaja. Helbed laugudele langevad, veenapõskedele voolavad. Lumed pimeduses liblikad, käsi varsi riivavad. 1000 tähte alla langevad. Su silmadesse kukkuva. Mina jään veel ootama su jälgi lumel. Mina jään veel seisma siia tormituulde, sosistama sinu nime, lendama suunes salaja. Seisma siia tormituulde, mina jään veel ilmuma su peegelduses, sosistama sinu nime salaja. Salaja.
suur tänu, Madis Muul, Bent Järve. Me täname teid väga ja ilusat pidupäeva jätku kõigile. Aitäh, palju õnne Eesti!